No nii, tere. Tere! Anna mulle üks hetk aega, ma lülitan selle Facebookis laivi sisse. Okei? Sa võid nii kaua rääkida, et kust sa tuled ja Ma olen Eestist pärit, aga nüüd suvel saab 9 aastat Soomes elatud juba. Turkus. Turkus jah, Ahah. et elu tõi mu siia. Ja nüüd ma Mhm. tunnen, et kuidagi see 9 aastat hakkab täis saama, et kuidagi Soome hakkab ammendama. Tahan kuskil edasi liikuda, aga ma ei tea nagu veel, mida teha. Sa oled küsimuse ees, et mida elus edasi teha. Mida edasi jah, mis mul nagu elu edasi toob või niimoodi, sellepärast et kuna ma olen praegu ka töötu, siis nagu vahepeal mõtlen, et tahaks nagu midagi teha, tahaks ära minna. Selles suhtes, et lapsed on mõlemad täisealised, et ei ole nagu selliseid kohustusi enam. Et Aga olen ka sa mõtled justkui kas tööalaselt, mida edasi teha või midagi muud? üldse, mis mind nagu see aasta näiteks toob. Et Ma sa ei tea, tahad kus lihtsalt tulevikku vaadata? jah, tulevikku vaadata nagu võib-olla äkki ma selle järgi oskan nagu orienteeruda. Vahepeal on siuksed nagu nii kahetised tunded, tahaks midagi teha ja siis ei taha jälle ja No ma vaatan, ma ei armasta väga tulevikku vaadata, -hmm. ennast mingi tulevikuvisioonide järgi seada, aga ma vaataks, mis sul praegu toimub. Et miks selline segadus on sinu süsteemis, et miks ei ole selgust? ja sobib. Okei. Ütle palun uuesti, kuidas su nimi on? Reili. Reili. Olen ühendust Reiliga, Reili süsteemiga, Reili kehaga, hinge, vaimuga. Mis Reili arvab, tal praegu elus toimub? Mis reaalselt Reili elus toimub? Soovitus Reilile. Aha, mis Reili arvab? Kasv on väga aeglane, liikumine on väga aeglane, pigem passiivne, kogu aeg mõtted kuskil minevikus. Ja tunne on, et kõik, mis praegu on, vaikselt hakkab kokku kukkuma. Vot nii. Ja see on sinul peas. Mis reaalselt aga toimub? Reaalselt aga toimub üleminek. Üleminek täpselt nagu sa ütlesid, ühest kohast teisse. Ahah, saatuse rada muutub. Ongi segadus, kahetine, siia või sinna. Uus võimalus. Praegu tekib uus võimalus oma elu muuta. Ahah, soovitus. Mugavustsoonis oled väga tugevalt. Et siin on Yeah. vaja alustada uut elu kuskil mujal ja uut tööd kuskil mujal ja minna ära sealt, kus sa oled praegu. Et liiga mugavustsooni oled kinni jäänud. Ma arvan ise ka seda jah. Ja et istud siin jalad ristis, mugavas poosis, seal, kus on kõik välja töötatud juba, elu on kõik normaliseeritud ja välja tulla siit ma ei taha. Aga on vaja täitsa nagu noormees, kes astub esimest korda oma ellu, on vaja mugavustsoonist välja minna. Ja täpselt nii ongi ja siin mitte midagi hullu ei ole. Mis sul siin toimub praegu? Lihtsalt ongi üleminek. Täpselt nii ongi, nagu sa ütlesid, et olen segaduses ja antakse võimalus uueks eluks põhimõtteliselt. Kas küsimus on selles, kas kolida Eesti või? Eestimaa kindlasti tagasi ei tule, sest minu jaoks ei ole nagu seal enam elu.
Ma tahaks nagu pigem kuskile edasi minna. Mis mind nagu hästi huvitab, on muidugi Austraalia. Oo, Ma olen seal 3 korda käinud, aga seal on vanusepiirangud ja nii lihtsalt sinna ei saa. Kui on, mu vanem poeg on Austraalias, kui ta saab mind oma viisa alla liita, siis mul on võimalik minna, aga kõik need maksavad seal. no seal on seal on vaja seda tööviisad, on ju. Selleks on vaja tööd seal leida, on ju. Ja tööd ka, jah. Et seal mul näidatigi kaartide peal kohe konkreetselt töö täiesti uues kohas. Kaugel. Aga kaugele, sihuke kohati arusaamatu mõiste. Et kui sa tahad, ma võin vaadata sinu jaoks Austraaliat. Jah. Et palun soovitus ülevalt, kas Austraalia on sobilik kolimiskoht, kus siis alustada uut elu? Ideaalne. Super. No tegelikult nii palju, kui ma seal käinud olen, ma tunnen nii hästi seal. Sinu koht. Sina oled seal kuninganna kaart. Omas kohas, omas mullis, oma tegevuses. Väga hea. Kas sellel aastal õnnestub, kui tõenäoline on see, et sellel aastal õnnestub kolida Austraaliasse? Tõenäosus, protsentuaalne tõenäosus, palun. Tõenäosus on üsna suur, aga tegutseda tuleb selleks väga palju. Et see ei saa lihtsalt nipsu pealt teoks. Siin on vaja teha erinevaid asju, erinevaid tegevusi. Et see ei ole nii lihtne, kui et sa ütlesid ka vaata, et see ei ole lihtne. Ja siin nagu kinnitab üle, et siin on vaja mitmeid erinevaid asju nagu korda saada enne, kui see saab teoks. Aga sisuliselt on see võimalik. Juba sellel aastal. Järgmine aasta on praegu ei taha mulle väga näidata. Mis võib praegu sind toetada? Mis võib praegu sind toetada? Teha see samm. Mingi meesterahvas? Kas see on sinu poeg või? Sa ütlesid poeg. Poeg, jah. Jah, nii lihtne see ongi. Austraalia. Mis arvad, mis tunned? Ma ei tea, sihuke elevus on sees, et nüüd hakkaks homme pakkima või läheks. Kuule, sa tunned väga hästi, mis sind kutsub tegelikult, aga sul on mingisugused kõhklused sees. Mul on see, et ma pean inglise keelt õppima hakkama. No kuule, see tuleb. Ma arvan, et see on lihtsalt sinu mugavustsoon, et sa istud oma perse peal mugavalt, liikuda ei taha, 9 aastat ühes kohas, kõik elu on juba välja töötatud, et ja seal sa oled täiesti uues kohas, uue elu peal, uus töö, keelt ei tea. Aga seda ongi vaja vist. Ja samamoodi tulin ma ka Soome. Sellepärast, et see ongi elu, see ongi tunne, et sa elad. Sul on uus, kõik on uus, vaata. Vot, täna siis sellised küsimused, mis on eluga seotud. Kuidas tunda ennast elusana, kuidas tunda seda elevust reaalselt. See, mis sa praegu tundsid enda sees, seda elevust, see ongi see elutunne, et ma elan. Elu peakski tegelikult kogu aeg selline olema, sellises elevuse tundes. Vot siis ma elangi. Päriselt. Siis vahepeal saab endale esitada küsimust, kui palju elu on minu elus? Või ma olen jälle mugavustsoonis? Vot. Aitäh sulle, armas, ja soovin sulle edu. Aitäh. Jah.